tere kõigile huvilistele ja täna ma mõtlesin, et teen sellise video, kus ma näitan, kuidas teha helmestikandiga brossi, sellepärast, et väga paljud tunnevad selle vastu huvi ja tahavad proovida. Ja minu esimene video on siis mõeldud täiesti algajatele, kus ma räägin ära kõige lihtsamad ja kõige olulisemad asjad enda kogemuste põhjal siis. Kõigepealt meil on vaja disaini. Ja mina otsustasin, et esimeseks disainiks sobib väga hästi süda, sellepärast, et seda on väga lihtne joonistada endal ja seda on väga lihtne ka tikkida. Siis, kui disain on olemas, järgmine asi on alus, mille peale tikkida. Ja siin on nagu hästi palju erinevaid võimalusi. Kõigepealt siis muidugi vilt ja vilt on erineva paksusega, on erineva jäikusega. Minul on siin selline suhteliselt pehme vilt ja ma ütlen ausalt, et kui ma teeksin seda asja praegu kaadri taga, siis ma tikiksingi selle pehme vildi peale. Aga kuna mul on vaja siin natukene rohkem näidata, siis ma panin siia taha veel teise kihi nagu jäigemat vilti. Aga lisaks vildile võib kasutada näiteks kunstnahka või päris nahka, võib kasutada mingisugust mööbliriiet. Oluline on see, et see oleks natuke jäigem kangas või materjal, mis ei hargne. Lisaks sellele on meil vaja nõelu, spetsiaalseid helme või pärli tikkimise nõelu ja mul on siin hästi palju erinevaid firmalt John James ja siin on kirjutatud siis beading ja suurus 10–13. Te peate vaatama vot seda suurust siin, et ta võiks 10–15 vahele jääda, 15 võib isegi natukene liiga jäme olla. Ja siis on mul sellised embroidery nõelad ka firmalt John James ja näete, siin on nagu nad sellised pikemad, siin on lühemad ja mina pean ütlema, et mulle meeldib tikkida kui võimalik siis nende lühikestega, aga alati ei ole see võimalik ja mõnes kohas tuleb kasutada pikemaid nõelu, nii et mul on nagu mõlemad komplektis olemas. Lisaks sellele on näiteks ka mingisugused Inglismaa helme tikkimise nõelad mul, pärli tikkimisnõel. Ma olen ära muidugi selle firma siit lõiganud, ma ei tea, kelle nõelad need on. Siis on hemline'i nõelad näiteks olemas, siin on ka pikad, suurus 10–15, RTO nõelad, Biiserne. Umbes sellist teil on vaja. Miks on vaja selliseid spetsiaalseid nõelu? Sellepärast, et väga paljud helmed on seest niivõrd kitsa avaga, et sealt ei lähe lihtsalt läbi tavaline õmblusnõel koos niidiga. Nõelad on siis meil olemas ja siis on vaja muidugi millega tikkida. Ja siin on jällegi valikud on, et kõigepealt võib alustada sellest, et mina tikkisin näiteks oma esimesed helmestikandiga ehted tavalise õmblusniidiga ja absoluutselt mitte midagi ei juhtu. Aga tänapäeval on meil valik palju suurem, on olemas spetsiaalsed sellised helmetikkimise niidid, mis on hästi tugevad ja ei katke, see on hästi oluline. Ja siis on olemas mononiidid, mis iseenesest on nagu selline jõh. Mul on siis siin mingi Hiina oma, mille kohta mul ei ole mitte mingit infot, mis suurus ta on. Ja siis on firmalt Bidalon ja siin on kirjutatud, et läbimõõt 0,15 millimeetrit, sest ta peab mahtuma sellesse nõela silma. Näiteks mul on ostetud mononiit, mille läbimõõt on 0,18 ja loomulikult see ei lähe number 10–15 nõela silmast läbi. See peab nagu kokku sobima. Missugune nendest parem on, kas niit või mononiit, see on täiesti maitse küsimus. Ja loomulikult on meil vaja terve hunnik helmeid, igasuguseid, erinevas suuruses, erinevas värvitoonis, kandilisi, ümaraid, piklikke, mis te parasjagu poest leiate. Ja loomulikult selleks, et tööd kaunimaks teha, kasutatakse erinevaid kive. Mul on siis siin kivid, mis on selliste aluste peal, kus on väikesed augukesed, kust läbi saab õmmelda. Ja siis on mul sellised rivoolid, kus neid metallist kinniteid ei ole, aga ka neid saab kasutada. Siis läheb meil tarvis veel liimi. Kas teil on moment, kristall või on teil mingid superliimid, mina kasutan B6000. Kõik, mis liimib, seda kasutage. Ma arvan, et enamus asju ma olen ära näidanud, et nüüd võib hakata siis tikkima. Kõigepealt ma võtan siis selle aluse, milleks on minul vilt ja ma joonistasin siis selle kujundi, milles ma tahan hakata oma ehet valmistama. Ja ma pean selle kandma siis oma selle aluse peale, kuhu ma hakkan tikkima. Mul on siin kasutada selline marker, mille joon peaks haihtuma mõne päeva jooksul. Sellise toreda kujundi sain siia. Ja nüüd ma võtan siis helmenõela ja ma olen otsustanud, et ma tikin sellise helmeniidiga, pärliniidiga.
ma hakkan nüüd seda kontuuri tikkima ja ma kasutasin Tšehhi Preciosa semnehelmeid number 10 ja kontuuri tikkimist alustan ma siis sellest kohast, kus on mingisugune nurk. Et ma toon siit nõela välja ja nüüd ma võtan nõelale 4 semnehelmest. Et tikkida võib seda rida päris mitut moodi, kes tikib ükshaaval, kes kakshaaval. Mina nii tubli ei ole, mina tahan natukene kiiremini valmis saada ja teen 4 kaupa. Ja ma nüüd panen need helmed siia kanga peale nii, et nad jookseksid siis mööda seda kontuuri. Aga nüüd ma selle nõela viin töö taha mitte selles kohas, kus mul see viimane helmes lõpeb, vaid ma jätan natukene ruumi, sellepärast, et kui ma viin nüüd päris siit äärest niidi töö alla, siis mul tekib siia nendest helmestest selline väike kaar, et tal peab natukene jääma liikumisruumi, kuna see niit ei lähe niimoodi nurgaga alla, vaid sujuvalt ja siis ta lükkab sujuvalt need helmed kõik siia poole. Et ma jätan siia väikese vahe. Ja ma tulen nüüd nõelaga tagasi selle sama joone peale, sellest kohast tulen töö peale, kus mul on selle 2 ja 2 helme nagu keskkoht. Ja ma lähen läbi viimasest 2 helmest veel üks kord. Ja võtan nõelale järgmised 4 helmest. Ja panen nad jälle niimoodi sirgelt mööda joont jooksma. Ja tulen tagasi, et minna viimasest 2 helmest uuesti läbi ja võtta järgmised 4. See, kui ilus ja ühtlane see joon jääb, natukene sõltub seemnehelmeste kvaliteedist, nagu te näete, siis minu helmed ei ole kõik väga võrdsed. See tähendab, et väga sirget ridasid saada ei ole võimalik, aga teie näete seda 10-kordse suurendusega. Päris elus on nende läbimõõt vähem kui 2 millimeetrit. Ja ma teen nüüd selle kontuuri kõik niimoodi ära. Ma olen nüüd jõudnud oma tikkimisega siiamaani, et mul tuleb see nurk siia. Ja selle ma teen nii, et ma siis kõigepealt mõõdan ära, et mitu helmest mul läheb, et siia nurgani jõuda. Tundub, et samamoodi 4. Kinnitan, et viimased 2 helmest siia ära. Ja nüüd ma viin selle niidi siit töö taha. Ja ma tulen siit poolt välja. Ma ei seo seda lõppu ja seda algus siit. Et ma tulen siit kõrvalt kuskilt välja. Ja jätkan siis oma kaarega siit. Kui ma jõuan see tippu ja ma ei taha siia teha sellist jumarat joont, vaid et jääks nurk, siis ma neid jooni omavahel ei ühenda. Et ma siin lõpetasin ära ja siit ma alustan. Ma vaatan nüüd seda, et mu need helmed ei ole reas väga ilusasti, siis ma teen sellise asja, et ma käin kõik need helmed veel kord läbi. Teravaid nurki ma ei ühenda, see tähendab seda, et ma viin vahepeal siia töö taha, et ta juba läks rida palju sirgemaks ja siit tulen jälle töö peale. Ja ainult läbi helmeste, et kuskile töö taha kinnitusi ma rohkem ei tee. Ja ma käin 3. korda veel ta läbi. Niidi otsa viin kuhugi helmeste sisse. Ei maksa karta, et ta üles hargneb, ta ei hargne ülesse. Ja sellise südame saime, kaunistaks selle südame ära, et mul on valida siis selline ovaalne kivikene, aga mina tahaks kaunistada sellise ümara kiviga ja ma kavatsen selle siia liimida, aga kuna siin tagumine pool praegu on mul koonus ja otseselt sellega ma teda siia liimida ei saa, siis ma näitan, kuidas sellist ilma taguseta kivi saab liimida. Selleks on mul vaja natukene vilti ja ma lõikan sellele vildile sisse sellise pisikese, no auk ta päris ei ole, aga selline süvend on. Ja nüüd ma liimin selle kivi siia, see tähendab seda, et ma annan kivi äärte poole juurde seda paksust ja siia, kus see tipp on, sinna ma nagu seda paksust juurde ei anna, see tähendab seda, et ta jääb enam-vähem lame.
ja liimiks kasutan mina liimi E6000 või B6000 või F6000, nii palju kui ma olen kasutanud, minu meelest on tegemist ühe sama liimiga. Ja jätan ta siia kuivama. Ja kui ta on ära kuivanud, siis ma lõikan selle tüki välja ja ma saan liimida ta ilusti siia oma töö peale. Ma lõikan nüüd selle kivi välja. Ja liimin ta siia. No nii. Nüüd ma ootan, kui ta ära kuivab. Hakkan siis nüüd tegema tikandid helmestega. Ja ma alustan kivist, et alati on nagu lihtsam teha nii, et see seemnehelmeste rida toetub kuskile. Ja ta hakkab toetuma mul vastu kivi. Ma toon siis kivi juurest nõelad tööpinnale, aga ma jätan natukene vahet. Ma ei hakka ei 3 ega 4 haaval neid helmeid siia kinnitama, vaid ma teen terve selle ringi ära korraga, enne kui ma viin töö taha nõela. Ja ma kasutan selliseid punaseid, kena on üle mul, ta on vähemaks. Ja nüüd ma teen selle ringi ära ja nõela siis viin sisse, mitte töö taha, vaid siia samasse helmeste sisse. Käin selle ringi ühe korra kindlasti läbi, tõmban pingule ta kogu aeg. Ja ma saan ilusa sellise ühtlase ringi sellega. Mida rohkem niidiga käia helmestest läbi, seda paremini nad üksteise kõrvale jäävad. Ja nüüd ma viin selle niidi siia töö alla. Ma teen, ütleme, üle 4-5 helme. Sellise kinnituse, et ma tulen töö tagant siia helmeste juurde. Ja 2 helme vahelt siis viin töö taha, et ma kinnitan sellega, aga väga kõvasti ei tõmba. Kinnitan sellega selle helme ringi siia töö külge. Järgmise rea ma otsustasin teha selliste punastest pärlitest väikestest. Ja ma võtan samuti ja teen terve rea või selle terve ringi korraga ära. Ja nüüd ma saan kinnitada selle rea niidiga oma töö külge. Ja nüüd ma saan hakata tegema 3. rida. Vaatan, mis ma võiks sinna sobitada. Nüüd järgmise rea otsustasin ma tikkida litritega ja selle jaoks ma võtan punase niidi, mul on tavaline õmblusniit ja 2-kordse, kuna litrite äär on terav ja ta võib selle niidi katki hammustada. Ja toon ma töö peale niidi nii, et umbes nii kaugel eelmisest reast, kui on poole litri läbi mõõt. Võtan siia litri nõela peale, vaatan, et ta jääks õigele kaugusele ja ma tahan niimoodi teha, et minul on sellised kausikujulised litrid ääred, et jääksid ülespoole, et siis tuleb kogu jälgida seda, et kõik litrid oleks ühtepidi. Ja nüüd ma viin selle nõela töö taha siit päris litri äärest ja jälgin siis seda, et ma tikin nagu sellist ringi. Ma joonistan nagu ette siia. Mööda seda rada, keskmist rada ma teen need nõelapisted. Nii esimene liter on mul nüüd paigas ja ma toon töö peale niidi ja nõela praktiliselt samas kohas, et ma jätan sinna tõesti võib-olla millimeetri vahet, et sealt litri alt on. Ja võtan järgmise litri. Ja kuna ma tahan, et mul liter niimoodi jääb kausiga ülespoole, siis ma võtan nii-öelda selle litri selja poolt, tagumiselt poolelt võtan temast kinni. Panen ta õigesse kohta, vaatan seda, et see liter kataks selle eelmise litri nagu selle augu ära. Lükkan natuke sinna poole teda. Ja sellisel moel ma tikin siis terve selle rea ära. Ma tikkisin nüüd litritega rea ära, näeb ta välja mul selline. Ja nüüd ma ääristan siis selle kaare siit ära. Ja mõtlesin, ma kasutan natuke suuremaid lihvitud helmeid. Võtsin jälle terve selle rea korraga niidi peale. See annab mulle ka selle võimaluse, et kui mulle ei meeldi ikkagi see tulemus, et siis ma saan kogu rea korraga välja vahetada praegu. Ja kinnitan nüüd selle töö külge. Et niipea, kui toote jälle nõela töö peale, siis
mõelge seda, et toote nii kaugelt, kui on selle helme või litri pool läbimõõtu. Jällegi võin käia siit mitu korda läbi edasi-tagasi ja siis kinnitan paari pistega selle rea töö külge. Ma võin käia mitu korda läbi enne kinnitamist kui ka peale kinnitamist. Ja teen veel ühe rea ja teen vahelduseks jällegi kuldse. Selle punase niidi lõpetan ära kuskile. Pigem panen ühe helme vähem, jääb natukene ilusam. Ja siis päris siia ääre alla katsun viia. Ma tegin nüüd mõned read samamoodi juurde, heledamaid ja tumedamaid helmeid. Ja nüüd ma otsustasin, et ma muudan natuke suunda. Tükk aega otsisin, mida siia panna, sellepärast, et ma tahan ikkagi teha selliseid kaari, et seda tehnikat selles hehtes. Ja siis ma vaatasin, et mul on terve rida selliseid metallist helmekapsleid ja kübaraid. Ja mõtlesin kaunistada natukene sellega. Panen siis siia ühe selle helmekapsli ja panen talle siia mütsiks pähe väikese tumeda seemne helme, mis hoiab teda siis siin paigal. Niimoodi. Ja nüüd ma hakkan kaari tegema ümber selle helmekapsli. Ja esimene kaar tuleb mul selline. Nagu näete, vahetasin oma niidi tavalise õmblusniidi vastu jälle välja, sellepärast et konkreetselt selle projekti puhul ei ole nagu tundub üldse oluline, et ta peaks pets niit olema. Ja nüüd võtan midagi heledat siia kõrvale. Ja ma jätkan nüüd neid kaarte tegemist. Ma näitan sellise asja ära, et mul on nüüd plaanis teha suhteliselt suurte helmestega see rida, aga mul jääb siit natukene liiga palju paistma seda alust ja sellepärast ma võtan siia lõppu ühe pisikese umbes sama värvi seemne helme. Muidugi, kui see taust või see tagune, mille peale tikite, on sama värvi, mis teil põhitoon on, ei ole hullu, aga ikkagi näete, on võimalik natukene seda asja parandada. Ja et asi igavaks ei läheks, siis ma otsustasin seda kaarte suunda veel ükskord muuta. Ja ma panen siia veel ühe sellise metallist kaunistuse ja siis kaared hakkavad niimoodi käima. Et ärge neid kaari või seda niiti liiga pingule ka tõmmake. Ta peab saama hingata. Ma vaatan, et mitu helmest mulle mahub selle rea ja ääre vahele. Et kui ma panen ühe selle suure, siis jääb natukene ruumi. Aga ma kardan, et kaks väikest ka ei mahu. Leidsin siia sellised lihvitud plasmasshelmed, mis näevad täitsa head välja, nagu oleks kiviga tegemist. Ja see katab mul siit ilusti praktiliselt ääreni ära. Lõpetasin mina oma brossi tikkimise, täitsin kõik nende samade kaartega ära. Ja siis viimasele litrile panin veel kaunistuseks 2 helmest ja panin ühe metallkaunistuse veel. Ja mulle tundub, et minu süda on valmis. Ja nüüd järgmine asi, mis ma teen, on see, et ma lõikan selle südame välja võimalikult siit mööda kontuuri, aga vaatan, et ma ei lõikaks sisse niitidesse, millega ma selle kontuuri kinnitasin. Et ma algul pigem lõikan 0,5 millimeetrit kaugemalt ja siis keeran teistpidi ja lõikan teiselt poolt nagu täpsemalt ära. Nüüd järgmine etapp meie töös on meie brossi tugevdamine ja selle jaoks tuleb kasutada mingisugust paksemat paberit või kartongi või pappi, mis teil parasjagu kodus on. Mina kasutan selleks ära näiteks oma vanad salvrätikukarbid kõik. Siit tuleb siis šablooni järgi välja lõigata täpselt meie bross. Aga ma ei lõikanud täpselt teda mööda seda kontuuri, vaid ma lõikan ta, ütleme 2-3 millimeetrit väiksema, sellepärast et ääred peavad jääma ilma selle tugevduseta. Ja siis tuleb liimida see brossi taha.
ja kohe võib siia ära liimida ka prossi kinnituse ja nüüd, kui siia prossi kinnituse alla liimi panna, siis ei maksa kindlasti teda väga tugevalt suruda vastu seda prossi esialgu, vaid lihtsalt asetada ta õigele kohale natukene keskkohast ülesse poole ja siis mõne aja pärast, kui see liim on sinna juba enam-vähem kinnitunud, siis võib teda natuke tugevamini suruda vastu seda alust. Et miks kohe ei tasu nagu hästi kõvasti niimoodi suruda ja hoida, see on see, et nii pressitakse kõik see liim sealt alt välja ja see liimikiht, mida rohkem pressid alguses, seda õhem ta jääb. Ja siis ei ole meil midagi, mis seda kinni hoiaks seal hiljem. Minu tagune on siin nüüd ära kuivanud ja edasi on vaja meil panna siia mingisugune vooder. Ja mina kasutan selleks kunstnahka. Ja esimene asi, mis ma teen, ma vaatan, kas ta mul üldse mahub siia peale see tükk. Mahub küll. Ma märgin ära, kus mul on selle kinnituse ääred. Siin on. Ja siin on. Ja ma teen siia väikesed sisselõiked. Nii vaata, mis kujuga ta mul on. Tõenäoliselt pean siia ka tegema ühe sisselõike. Vaatan, kas see sobib siia. Pean natukene veel siit ära lõikama. Ja nüüd ma panen siia liimi ja ma liimin selle taguse siia. Ja nagu te näete, ma ei ole lõiganud teda selleks kujusse, nagu mul on see pross, sellepärast, et selle ma lõikan pärast ära. Ja panen siis siia liimi igale poole. Ja katsun nii, et ma päris sinna ääre peale liimi ei pane. Sealt me hakkame tikkima. Nüüd ma vaatan, millal mul see tagumine osa enam ei liigu ja siis lõikan ära ülejäänud osa. Pross on nüüd peaaegu valmis, mul on vaja nüüd veel ainult äärestada helmestega ära see äär ja selleks ma kasutan Ameerika ehk siis avatud äärestust. Et selle kohta mul eraldi video, et võite vaadata täpsemalt, missuguseid variante kõik on olemas. Ja äärestuse jaoks ma kasutan mononiiti, sellepärast et ma tahan, et seal niit üldse nagu välja ei jääks paistma. Ja plaanin ma teha siis nende suuremate, ma arvan, et need on number 8 number seemnehelmed. Sest mul on üpris pakse materjal, mida on vaja katta. Mononiidile ma sõlme ei tee, vaid ma teen paar pistet kuskile siia töö sisse, kuna ta välja paistma ei jää. Ja esialgu jätan ma selle saba siia. Hoian sabast kinni ja teen mõned pisted, kuni ta on kinnitunud. Ja ma alustan siis alati kuskilt, kus mul on mingisugune nurk, näiteks siit ja ma viin töö vahelt. Viin sinna selle niidi ja ma olen valmis siis siit niimoodi alustama tikkimist. Ja kõigepealt ma võtan 2 seemnehelmest, kui ma alustan. Ja ma viin nüüd nõela läbi, nii läbi sellest tagumisest kangast kui kõikidest kihtidest, mis mul siin on. Nii lükkan need helmed siia külje peale, et nad jääksid külje peale ja teisest helmest tulen ülesse, nii et see helmes siis tõuseks püsti. Võtan järgmise helme ja jälle toon tagant ette niimoodi, et ma tulen läbi 2 kihist ja see pistesamm on mul siis umbes poole helme läbimõõt. Või õigemini siis terve helme läbimõõt. Ja tulen alt ülesse ja tõstan sellega helme nii-öelda püsti. Ja nüüd ma hoian seda pingul kogu aeg siin ja jätkan samamoodi. Ja näete, tagantpoolt jääb ta niimoodi ja ilusti katab selle ääre mul ära ja nüüd ma teen terve prossi ääred sellega ära. Minul tuli selline pross, tagant näeb ta välja nii ja ääred on siis seemnehelmestega ääristatud ja soovin teile kõigile häid ideid
proovige kindlasti järgi ja tulge vaadake ka järgmisi videosid. Ja kui teil on mingi eriline soov mingi tehnika osas, siis siia video alla kirjutage küsimus. Ma püüan siis sellele vastata või teha siis mingisuguse video selle põhjal. Kõike head teile ja kohtume varsti!